Tere õhtust, armas rahvas! Mina olen Epp Annus.
Kui ma jõudsin siia kohale Tallinna, siis kastanid on õides muide ja toomingad on linnast väljas juba mõned päevad oma õied avali ajanud ja Nurmenuku väljad Põhja-Eesti pangapealsetel on lihtsalt kõik kollatab, ükskõik mis suunas vaatad. Aga mul on väga hea rõõm teid täna siin kõiki tervitada ja natuke teistmoodi formaati proovime täna. Meil on nimelt Eestis väga palju häid, võib-olla mitte väga palju, aga väga häid loodusest ja looduskeskkonnast ja inimese ja keskkonnasuhetest kirjutajaid. Ja täna mõtlesime, et teeks niimoodi, et paneks kokku luuletajaid ja kirjandusteadlasi ja vaatame, kuidas nad omavahel hakkama saavad. Ja muusikaga toetab meid vahepeal Vootele Ruusmaa. Ja nii et meil on 3 plokki ja alustame siis esimese plokiga Berit Pedolai ja Eneret Soovik. Nii, aitäh, Epp. Ja Berit alustab. Tere! Mul on suur hea meel siin täna olla ja osaleda sellel looduskirjanduse õhtul ja ühtlasi tuua siia koos oma luulega ka tervitusi oma väiksest kodukülast, kus just parasjagu praegu õitsevad täies hoos sirelid ja ööbik laksutab nagu pöörane. Me leppisime Eneredaga kokku, et me kõneleme sõbralikult vaheldumisi ja antud juhul siis luule alustab. Ja oma tekstide kohta, mis siin kõlavad, ütleksin ma kokkuvõtvalt seda, et kõik need luulelood on võrsunud isiklikust kogemusest ja vahetust kokkupuutest loodusega. Õuepärn on jälle mai. Kõik elu maikuud on hinges vormunud üheks soojalt värelevaks unistuseks. Pakatavast rohelusest, ööbiku laulust, mahedast öölõhnast ja häälitsevast virguvast loodusest täitunud ulmaks. Ja nõnda ootad maikuud nagu vana kallimat. Tema külaskäik puudutab nii, nagu ei miski muu kogu aasta ringis. Maikuud ootab ka keset õue kõrguv suur sõbralik kogu, õuepärn. Uinunud sügisel, langetanud alandlikult oma leherüü ja tardunud talvisesse raagusvaikusesse, karge, selge öötaeva kumerusest oma võrasse tähekilde noppides. Varakevadel, vette esimeste ujedate vulisemiste aegu, tuksatab puusüda elule ja puurauge silmavaade käib taas üle õue. Siin on madal hütt, hüti taga tiik, kakupuud, nende taga heinamaa, edasi gaasik ja seal juba silmapiir. Igal vanal õuel on oma puu, juurtega majakas, mis seob kodumaailma üheks. Kutsub kokku, tervitab ja viipab minejale järele. Üle selle õue on astunud mitu peretäit inimesi. Vanas mustvalges maailmas oli üks lahkesilmne mees, Pärna istutaja. Pani väikese puu keset kalduvat pinnast maha, toestas ja kastis, mõtles mõne hea mõtte juurde. Pärn kasvas ja temast sai peamine varjupakkuja kuuma päikese või äkitselt alanud saju eest. Nüüd on puu suur ja kõrge. Võra meenutab eemalt vaadates rünksaju pilve. Suvel sumiseb selle pilve ümbrus mesilastest nagu üles-alla lendlevatest piiskadest, kes proovivad tabada magusate pärnaõite täpilisi südamikke.
Neid Pärna õisi on siin korjatud läbi aegade, tehtud neist teed. Puuoksad laskuvad lahkelt päris madalale välja. Hea on seista ja noppida, küünitamata või ronimata. Üks väike Pärna õiepung rändas kord lapsele õmmeldud kaltsunukku sisse südameks, vati sisse peitu. Sellest teab vaid nõela hoidnud ema ja juures istunud laps. Pärna alla on moodustunud sõõrjas salaring. See tõmbab ja kutsub, meelitab sõbralikult enda rüppe. Siin on seisnud lapsevankrid väikeste magajatega magusas unes. Siin on istutud ja räägitud, oodatud ja vaikitud. Pärna pikad allapoole rippuvad oksad suurte harali sõrmedena kaardumas kaitsvalt ja kindlalt ümber enese alla varjuja. See puu on sambaks keset õue. Vahel nagu ei märkagi teda, sest oled nii harjunud, ta on alati omal kohal. Kui mitte pilgus, siis südames. Tormiga on tema pärast hirm, maapind on kaldus. Pärna juured peavad pingutama, et marutuulega end pinnases kinni hoida. Nagu suure linnu konksjad varbad, hoiavad puujuured end koduõues paigal. Ei murdu, ta ei tohi. Nagu pikalt koduteelt naasnud väike lind, klammerdun mina selle paiga külge. Kuigi minu juured on mujal, hoian selle õuepärna tuttavast kujust kõvasti kinni. Kui on taas maikuu ja kevad puudutab nii vahedalt, et kuskil määramatus punktis juurte põimikus tuikab magus valusalt. Nii, aitäh, Berit, ja mina alustaksin osutusega millelegi, mida ma tegelikult ise ei kogenud. Tähendab ühele kuu aega tagasi umbes toimunud üritusele, teoreetilise bioloogia kevadkoolile, mis tänavu toimus 52 korda ja sedapuhku Saaremaal Viidumäel. Aga kuigi ma seal kahjuks ise sedapuhku kohal ei saanud olla, on mul sellest hoolimata olnud võimalik tutvuda selle ürituse ettekannete kogumiga ja seda ma tõesti soovitan lugeda. Kui teoorbio on teinekord nagu ületamatult keeruline, mitte spetsialistile, siis see konkreetne köide on vägagi loetav ka nii-öelda lihtsurelikule. Et kevadkooli teemaks tänavu oli siis, nagu pealkiri ütlebki, poollooduslik. Ja toimetajad alustavad seda kogumiku mõttega, et poollooduslikkus muu hulgas siis osutab piirialadele, kus põimuvad looduslik ja tehislik, spontaanne ja plaaniline ja seejuures luuakse uusi ainulaadseid vorme, protsesse ja tähendusi. Ja ma arvan, et luuletajad tõenäoliselt tunnevad sellest kirjelduses võib-olla nii mõndagi ära, eks ju. Aga sedasama poollooduslikkuse mõistet, mida siis toimetajad nimetavad selle kohtumise keskseks mõisteks, samas nii mõnedki osalejad seal tundusid soovivat õõnestada või kuidagi väärata. Näiteks Aveliina Helm, niitude uurija, niidud, eks ole, on meil väga tuntud poollooduslik kooslus, eriti siis pärandmaastikud, puisniidud, et leiab, et pigem võiks kõnelda koos looduslikkusest. Tähendab sellistest maastikest, mille juures on, mille moodustumisel, mille kujunemisel on mängus olnud väga mitmed tegurid, sealhulgas inimene, kes ühtaegu on samuti osa loodusest ja kes siis koos teiste faktoritega, koos teiste liikidega, koos teiste nähtustega, seda meid ümbritsevat keskkonda kujundab pidevalt. Nii et kui Beriti avaluuletus leidis nüüd aset taluõuel, siis see kindlasti oli selline koos looduslik keskkond, kus
tegutsevad nii inimene kui ka mitte inimestest teised, nii et see on selline enam kui inimmaastik, kui nüüd ka pisut terminoloogiat pruukida. Ja tegelikult selleks me olime ju ette valmistatud juba tänase õhtu plakatiga. Et kui mäletate, ja kas või all ukse peal ta oli, kujutab ta Viiralti tamme. Kõik teame seda visuaali, et teame ka seda, see on nüüd kaitsealune üksikobjekt, et see oli Eesti kandidaat 24. aasta Euroopa puukonkursil, kus ta küll nagu valituks ei osutunud. Ja võib-olla teame siis sedagi, et Viiralti teos, see kuivnõel tehnikas gravüür, valmis 1943. aastal, see oli üks kunstniku viimaseid töid üldse, mis ta Eestis tegi. Et see on siis, pealkiri on tal Viljandi maastik, et lisaks sellele ikoonilisele tammele on aru saada, et see on rukkilõikuse aeg, et rukkihakid on näha, taamal on talu, et tamme all ühel pool puhkab kari tamme varjus ja teisel pool siis seisab see pearätiga tüdruk, kes omakorda vaatab vaatajat. Nii et sul on see tüdruk seal talumaastikus. Et sellel tammel muidugi on ka oma tekkelegend, et mis nagu tammede puhul sageli on seotud Karl 12. Eks ju. Sedapuhku läks katki Karl 12. vankridiisel ja ma ausalt pidin nüüd vaatama, mis asi on vankridiisel, ma ei teadnud varem. Et see tuleb välja, on paaris hobuse rakendi vahepuu, mille abil juhitakse või pidurdatakse veokit. Selline detail siis murdus ja kindral selle risu lõi sinna maasse, isegi kuningas ei pidanud oma käega katsuma, et see kasvama läheks ja sirgus tamm. Aga nagu olulistel puudel ikka on ju Periti puhul ka, eks ju, oma tekkelugu, mis on ka minevikust, mitte nii kaugest minevikust, vaid sellest mustvalge fotoajast, kus see tamm istutatakse, et see puu pannakse sinna niimoodi teadlikult, tahtlikult ja eesmärgiga kasvama. Inimesed elavad temaga koos, ta on neile tähenduslik, temaga on neil omad sidemed ja temaga seoses on ka omad saladused, mis siis võib-olla tõesti jäävad selle puu ja selle inimese ja mõne üksiku tunnistaja vahele. Aga see, et selline õuepuu on, ei ole ju üleüldse, või et talu juures mingi puu on, ei ole üleüldse haruldane. Lihtsalt näitamaks teile, tsiteerin teistki raamatut, see on Jaan Eilarti Inimene, ökosüsteem ja kultuur, kindlasti mõned siin publikust, ma teavad seda väga hästi, aga teistele ma soovitan seda ka lugeda 76. aastast ja väga tore teos. Nii, et ütleb Eilart, et on iseloomulik, et puud kuuluvad meil inimese eluasemetega lahutamatult kokku. Õuekask ja kuused tare taga, kodukoppel ja toomingad, pärn või vaher väravas, tamm oma uhkes üksinduses. Nii et see, et teil on see suur puu, eks ole, seal talu juures, see ei ole üllatuslik, aga midagi on Periti luuletuses siiski üllatuslik ja see on see, et me maikuus hakkame rääkima Pärnast. Et Pärn ju tavaliselt on see meelõhnaline, et me pärnadega suhestume kõige intensiivsemalt ikka suvel õitsemise aegu. Mitte kevadel, nii et selles mõttes on Pärn selline puu, et Perit on temaga käitunud põhimõtteliselt nagu vulf või õrneööbik, kes võiks nüüd selle õitsemise keskel valida selle toreda toominga, mis tal seal tõepoolest on olemas, aga ei, ta võtab selle aknaaluse püha pärnapuu ja laulab seal või laulab sellest. Ja Perit suurepäraselt teeb ööbikut, seda olen ma ise kuulnud. Nii. Aga pärnapuu on püha ja pühad puud ongi meil ju olnud peamiselt, nagu Hendrik Helve on osutanud, pärnad, tammed, mändid. Ja pühad puud on sageli olnud ka hiiepuud. Sellest on kirjutanud nüüd Ahto Kaasik. Sellest, et hiiepuud, nemad võivad ka rännata. Nemad
Teinekord tulevad ise, et inimene ei pea neid panema, nad jäävad kuskil pidama, teinekord juhtub see planeerimata, niimoodi kogemata, juhtub mingi apsakas, põllepaelad lähevad puul katki, ta ei saa enam edasi ja sinna ta jääbki. Ja sellistest rändavatest puudest on kirjutanud üks teine Peipsiäärne luuletaja, Mari Vallisoo, kellele Peritil selles samas teoses on ka väga kaunis homaaž, et nii soovitaksin jälle lugeda kogu raamatut. Et puu on seega ka selline inimese sarnane nähtus, inimese sarnane olend. Vallisool on ka raamat, kus temagi tundub sellist luuletus, kus temagi sellist kevadist nagu õitsemist, kasvamist imetleb, seni, ütleme, suu ammuli vahib, kuni juhtub nii, et kuni üks väike peni tuli ja tõstis jalga, ju ta pidas mind Tähtvere pargi lõhmuse puuks. Nii et selline liikidevaheline suhtlus siin Vallisool ja liikidevaheline suhtlus tihti ka Peritil, inimene ja pärn nüüdaga, eks ju, puid on meil kerge teada tunda, aga nii-öelda need maltsad, see rohurinne, seal midagi eristada ja seal midagi välja tuua, et seda väidetavalt inimesed teevad palju harvemini. Aga Perit on seda siiski teinud, eks. Ja. Nii, kas jätkame. Küll on tore sedasi, mina kui luuletan ja Eneret räägib nii toredasti. Härghein. Härghein. Mulle meeldivad su toonid. Just ritsikate aegu oma lauludega alustad ka sina. Algul tasased, rohelised noodid, mis nagu nähtamatul juhatusel kõlisevad eredaks violetseks just parajal kõrgusel, tipu eel. Ja siis sügav kumisev lilla, pärit varatalvise linnutee tähtede tagusest servast, öiste haneparvede meelitaja ja kutsuja, nüüd kesksuvel siin. Mängimas sooja kollasega mingit kummalist duetti, millest sulab kokku ühe algus ja teise lõpp. Tillukene imeilm oma lopsakate piiskadega on loonud puuriitade vahele sarvilise, värvilise välja. Härgheinatee vilgutab ja laulab süda suviselt. Nii. Ja aastaring läheb edasi, aga selline kooselumaastik, eks ole, jätkub. Ja selles maastikus ei ole samuti puud puudu, ehkki nad nüüd esinevad siin halgude kujul. Et härghein muidugi on selline taim, kellel ei ole kanda nii rasket kultuurilist pagasit kaasas, kui seda on lõhmussal. Aga ometigi nüüd Tartu 2024 sündmuste raames valiti just härghein tähistama loodusloovusfestivali sündmusi. Sealset seda kultuuri ja looduse põimumist nagu need kaks värvi, et härghein näitaks, et ta on nagu niisama kirev, need värvid niisama kontrastsed, aga samas ühest samast varrest võrsuvad, kui siis see loodus ja see loovus. Ja kahevärvilisuse tõttu on Põhja-Eestis härgheina nimetatud ka kuupäevalilleks, mitte siis selle kalendrikuupäeva tõttu, eks ole, vaid et on kuu ja päike ehk päev. Rootsikeelne nimetus on tal nattoktaan, et öö ja päev. Et samamoodi need kontrastid, see öö on tõesti päriselt seal kohal. Et Lõuna-Eestis on härghein seest pigem jaanilill. Aga kui nüüd teine Periti kandi luuletaja Anna Haava kirjutab, et kullerkupud jaanililled eide haua lõitsegu, siis ilmselt idamurde alalt tulijana on jaanilill tema jaoks pigem pääsusilm. Aga kui te kujutate ette, kuidas härghein välja näeb, Periti kirjeldus oli igati täpne, tema kõrglehed asuvad vaare tipul,
kollase õisiku vahel on tõepoolest siis violetsed ja põhimõtteliselt toimivad nagu kroonlehed, eks ju, et nad köidavad tolmeldajate tähelepanu, sinna võivad lennata igasugused, aga tolmeldama pääsevad õieti ainult kimalased, nii et ta on selles suhtes üsna spetsialiseerunud. Aga see, et ta ülevalt ei ole roheline, on luksus ja seda on raske lubada, sest mida see tähendab? See tähendab seda, et seal ei ole klorofülli. Ülemistes lehtedes, mis on kõige rohkem päikese käes, ei toimu fotosünteesi. Ta põhimõtteliselt nagu loobub osast toidust, kuidas ta hakkama saab. Ja saab hakkama nii, et härghein on poolparasiit. Et osalt toimib ise, rohelised lehed on, aga tema juured on üldiselt sellised nagu kidurad. Viletsavõitu, pisikesed, aga nad kinnituvad teiste taimede juurtele ja imevad sealt kaudu siis toitaineid. Need teised taimed küll enamasti on puudpõõsad, nii et kui selline pisike olend nagu see härghein lisandub, et see ei ole tohutu koormus, et teine taim sellest kuidagi niimoodi kiduks või hukka saaks. Võime nüüd oma lohutuseks öelda. Nii et härghein suhtleb väga intiimselt teiste taimedega, ta ei ole mingi selline üksildane asi. Ja mitte ainult taimedega, et eks ju tema seemneid söövad linnud, näiteks laanepüüdjad ja tret söövad härgheina seemneid ja seemned on selle poolest huvitavad, et neil on selline väike õlirikas lisand, mis nagu ei ole kuidagi pidi kasulik muidu, kui et seda armastavad sipelgad. Teiseks võivad muidugi need seemned ise meenutada murelastele ka nende nukkusid, aga põhimõtteliselt, mida sipelgad teevad, siis kas ühel või teisel põhjusel, nad tassivad neid härgheina seemneid taime juurest minema. Viivad oma pessa ja maiustavad nende õlirikaste lisanditega, jättes seemned sinna paika. Neil on siis võimalik seal kobedas murelase mullas idaneda ja kasvada. Nii et selle iseärasuse tõttu ja ka juureparasitismi tõttu on härghein üks väheseid üheaastaseid niidutaimi, mis niimoodi edukalt kasvab muidu püsikute seas, mis selle niidukamara moodustavad. Ja nagu näha, siis ta elab mingil määral oma energiat saades puudest võib-olla, nii nagu ka luuletaja saab mingil määral energiat puudest, ladustades neid oma puuriita ilmselt selleks, et talvel nendega kütta, ma oletan. Nii et ühesõnaga selles luuletuses küll implitsiitselt, aga nagu väga selgelt on näha selline ökosüsteemide elementide omavaheline seotus ja see keeruline võrgustik. Siin on ta vaikimisi niimoodi tuletatav, aga samas Berit, sa oled kirjutanud ka väga otseselt toitumisahelatest. Öised vaated aknast. Mesitarude juurde tiigi äärde on pandud lamp, et ühte uljast noort karu eemale hoida. Lambi juures lendavad ööliblikad, suured ja väikesed, karvased ja helklevad. Pehmed tiivad surinal ööõhku paitamas. Lambi tuli on nende pühaks kohtumispaigaks. Täiskuu öödel satub siia isegi mõni kuninglik tontsuru. Ööliblikatele peavad jahti nahkhiired. Neid on palju, väga palju. Kohati tundub, et need on hoopis pääsukesed, kes pimedas taevas piruette teevad. Neid on terve koloonia. Õues käies peab endale läbi nende teed rajama. Siuh, katuseharja vahelt välja ja siuh, jälle katusele tagasi. Paar trikki räästa all, üle tiigi. Ja siis ringiratast tarude ümber, seal, kus on putukad. Nahkhiirtele peab jahti üks suur must vari. Võib-olla on neid kütte isegi mitu. See vari liugleb neil sabas, varjab end männi otsas. On see meie tuttav kõrvukräts, kes kevadel siin ikka oma huikamist on teinud, kuid 2 viimasel aastal siiski millegi pärast üksikuks jäänud? Ei tea. See vari ei huika, ta on hoopis hääletu. Liugleb siis nähtavale, kui nahkhiirtel on kõige tihedam tants käimas. Liugleb ja
üks tantsija on jälle vähem. Ja eks vähem ole ka ööliblikaid, kelle hulgast nopivad endale saaki nahkhiired. Kedagi saab ikka vähem olema. Keegi kaob selles tantsus. Suur kuu on taevas. 3/4 kuud, juulikuud. Tõusis metsa tagant ja nüüd vahib seda öist hämarast taevatantsu. Nagu minagi. Udu tuleb, niiske ja uimane ja tantsimiseks liiga laisk. Kuskil kõnnib üks noor karu, hoiab lambist eemale. Tahaks mett, kuid lamp hirmutab. Liblikaid aga kutsub. Liblikad, nahkhiired, öökull, kuu, udu. Kui poleks seda karu, poleks ka lampi. Ja poleks vaja öösel mesilinde karjasena valvata, siis ma ei teakski sellest öös toimuvast tantsust midagi. Seega, aitäh sulle, noor hulkur karu. Aga ära sina tule, ära siia enam tule. Hoia palun lambist eemale, sest see lamp meelitab enda vaatajat tantsule. Ohtlikule tantsule, milles tantsijaid jääb aina vähemaks. Aitäh. Ja sellega me siis oma koos loodusliku ploki lõpetamegi. Et oli see nüüd hoiatus, mis nüüd lõpus tuli, et see, kuidasmoodi inimene sekkub loodusesse või seal midagi oma käega teeb, võib ju väga pika rea mingisuguseid sündmusi põhjustada. No, sellel me võime siis edasi mõelda, aga ma arvan, et me anname siinkohal Elle-Marile ja Maarjale teatepulga üle. Aitäh, Eneret!
Tere õhtust, mina olen Elle-Mari Talivee ja minuga on siin koos kirjanik Maarja Pärtna. Ja mina olen tõesti täiesti reaalselt Maarja luulet saanud mitme oma teadusartikli raames siis uurida. Ma ütlen teile ka nende pealkirjad. Üks on siis keeles ja kirjanduses ilmunud looduskultuuri murdepunkte, sellest, kuidas reageerivad loodusega toimuvatele muutustele linnuvaatlejad ja mismoodi teeb seda kaasaegne ökokirjandus. Siis ma olen kasutanud Maarja luulet võrdlusmaterjalina jällegi keeles ja kirjanduses ilmunud artiklile põlevkivitööstuse kujutamisest ajakirjas Looming aastal 1940–56. Ja viimane artikkel ilmus eelmise aasta suvel Ene-Reedaga kahasse Ameerikas ühes kirjanduslike linnauuringute raamatus. Ja selle pealkiri oleks eesti keeles, et kuidas kirjutada paljuliigilist linna, linnalinnud ja linnaluule keskkonnakriisi ajastul. Ja lisaks ma olen saanud Maarja luulekogu Elav linn ka arvustada. Ja edasi on nüüd meie etteaste plaan niisugune, et Maarja esitab teile näite ja seejärel mina esitan väite. Tere õhtust minu poolt ka. Suur rõõm on tõesti olla siin koos Elle-Mariga, kelle teadustöö on mulle pakkunud huvi mitte ainult sellepärast, et ta on minust kirjutanud, vaid selle tõttu, et meid huvitab mõlemat linnaruum. Ja ma võtsingi endaga kaasa luulekogu Elav linn, mis ilmus 2022. aastal ja räägib linnaloodusest, erinevatest kohtumistest, lindude, loomade, taimedega linnaruumis, aga ühtlasi siis ka minu lapsepõlve maastikest Ida-Virumaal. Ja siis lisaks ühendab see raamat ka kohalike ja globaalsete keskkonnamuutuste teema. Et ma loen siit ette luulevalikuid ja siis Elle-Mari väidab. Talv.
Talv on perioodiliselt korduv ekstreemsus. Kaia Lehari. Sel aastal on linn nagu lumekuul, ainult et ilma lumeta. Kui teda raputan, ei kerki katuste kohale tuisukeerisega laotu majadele jäine tekk. Nüüd on see kõigest klaaskera täis külma vett, rõõmutu otse kui laps, kelle maailmast on kadunud võlukunst, sulanud üles kui lumehelvesta väikeses soojas peopesas. Selles märjas linnas kõnnin mina kell 4 õhtul pikkamisi kodu poole. On pime, sajab uduvihma, veeloikudes siravad laternatuled, kollased nagu lumekakkude iirised. Homme on talvine pööripäev. Suusamaratonid jäävad ära, mudilased ei kelguta kassitoomel. Laulud, mis kõlavad kaubanduskeskustes, räägivad küll valgetest jõuludest, kuid mõjuvad ühtäkki veidralt nagu väljasurnud imetajate kivistised, need, mis leitakse siit mõne miljoni aasta pärast, kui mind enam keegi ei mäleta. Jalajäljed. Mu jalajäljed ei käi enam kehaga kaasas. Nad lähevad, kuhu tahavad ja kõnnivad isepäi ringi Bangladeshis ja Hiinas, Kongos ja Boliivias, kuhu mind ei ole viinud ükski odav lend. Kuulan asjade kõnelusi, kui nad vestlevad isekeskis pikkadest merereisidest, planeeti katvatest kaubateedest, märkamatult muudetud aineringetest. Magamistoa nurgas avab männipuust riidekapp naginal uksesuu ja ütleb, antropogeenne mass on ületanud planeedi biomassi. Klaasist teegan vastab köögist. Armutu alkeemik moondab elusolendeid ükshaaval eluta asjadeks. Taevaluugid. Taevaluukide avanemise päeval sõitsime õega mööda rannikut suurlinna poole. Ühtäkki taevatäis tursunud kõuepilvi ja võimas paduvihm, muusika raadios katkes ja asjalik naishääl eetris hoiatas uputuse eest. Linna sisenedes otsisime ehmunult teed läbi tänavate üleujutatud käigustikku, teepervet täis laiali pillutud inimesi, nende maha pillatud ja läbiligunenud käekotte, kingi, kohvitopse. Äkki sõitsime sisse sügavasse lompi, vesi tõusis aknani, raadio vakatas ja auto suri välja, ukse alt voolas sisse jahe vesi, tõusis mööda sääri kõrgemale ja kõrgemale ning me haarasime hirmunult seljakotid ja põgenesime autost välja. Kahlesime käsikäes kalda poole ja kui jalge all oli jälle kindel pind, tõstsin pilgu ja nägin kõrguses pärani taevaluuke ning nende taga killukest sellest, mis võib edaspidi tulla. Ja see olekski esimene uurimisküsimus, miks kirjutada meie praegusest olukorrast, kui tegevuseks tundub olevat väga hilja. Ja väidame, et kirjutamine on oluline, aga miks, ma pean seda ka siis põhjendama. Briti geograaf ja kirjanik Tim Creswell on uurinud Ameerika luuletaja Juliana Spari luulekogu Well When Where Now, seal siis nüüd 2011, mis on selline raamat, mis kujutab endast väljasurnud või kadumise ohus liikide poeetilist nimistut. Ja ta on uurinud seda kui näidet kirjandustekstidest, mis mõtestavad maad hetkel, kui tundub, et kõigest sellest kirjutada on juba mõttetu. Kihutame otsejoones katastroofi, ilm soojeneb, liigid surevad välja, plast on imbunud kõikjale. Marja on samamoodi oma luuletuses küsinud, on seal vahet, kas elu hääbub varjatult ja nimetult, jõudmata ühtegi loetellu, määrajasse või luuletusse, või kaob kirglike vaidluste ja täpsete mõõtmiste saatel. Ühesõnaga, kas on vahet, kui hääbumisest kirjutada?
ja Creswell leiab, nagu Pärtnagi, et kirjutamine on oluline. Öko ja topopoeesia kui loomisteod on koha loomine meie koduna, siin ja just praegu. Sellised tekstid sõnastavad ka toimuvaid muutusi, teevad need mõistetavaks ja asetavad need adutavasse, ehkki võib-olla väga ootamatusse mõõtkavva. Creswell väidab harrastusteaduse ja keskkonnahoiu seoste uurijatele toetudes, et inimesed hakkavad näiteks kliimamuutustele tähelepanu pöörama alles siis, kui see puudutab käegakatsutavalt ja mõistetavalt neid endid. Seepärast keskendutakse keskkonnamurede ja kliimamuutuste teadvustamiseks nüüd sageli sellele, et püüakse otseselt panna inimesi märkama seda, mis toimub nende koduaias või tänaval, lootuses, et seejärel mõtestavad nad neid protsesse laiemalt ning tegutsevad edaspidi kuidagi keskkonna suhtes sõbralikumalt. Ja ökokirjanduse eesmärk on samuti selliste seoste loomine, mis on oluline vahend teel tervemõistusliku maailma poole. Maarja luuletused näitlikustavad näiteks kliimamuutuste mõju soojenevates talvedes, materiaalseid seoseid kohaliku ja globaalse vahel, või siis viimane näide oli sellest, kuidas ootamatu ja väga ülemäärane vihmasadu ja veetulv paneb mõtlema millelegi hoopis kaugele ja samas hoopis kodusele ja nendele tagajärgedele, mis meie ees võivad ühel hetkel seista. Jah, ma veel kommentaariks ütlen seda ka, et ma olen üks neid inimesi, kes arvab, et ökoloogilise kriisi juured on vähemalt osaliselt inimkultuuris. Aga see auto uputamise lugu on paraku tõsilugu. Võidujooks. Kannan südame siseküljel murtud maastikku nagu sõrmega udusele aknaklaasile joonistatud panoraami. Põlevkivikarjääri neelatud külade, kuivendatud rabade, reostatud jõgede hääletuid paigahaavu, kuhu tuleviku tuul külvab üles tõusmise lootust. Vägivallale otsa vaadates toetun toibumisvõimele, lakkamatule elujanule, oskusele võrsuda seal, kus teised veel ei võrsu. Ma ei saa kunagi teada, mis tunne on kasvada kaitsealal, aga ma tean, kuidas armastada rüüstatud paiku, kuidas olla mahajääja võidujooksus väljasuremise poole. Kiirendus. Sõda, mis jättis kodutuks mu vanaema, lükkas käima suure kiirenduse, mille keskel ma elan. Õues erakorraline talvesoojus, detsembri pühapäeva lõpp, eksponentsiaalse kasvufaasi absurdne ja vaevutajutav laialiplahvatus. Planetaarseid piire ületades ei kostu ühtegi heli, maailm jääb vaid märkamatult vaiksemaks, pisut vähem linnulaulu kevadel, pisut vähem putuka suminat. Vanaema võttis sõjamälestused endaga, välja arvatud need, mis talletusid minusse ega langenud lagunevate närvisildade all kõnevõimetult haigutavasse sügavikku, mille serval seistes keeldun löömast tulevikku turvatundehaavu, sest tean hästi, kui raske neid on ravida. Mälupõhi. See pahupidi pööratud paik on niisama suur kui mu kodulinn. Tänavate asemel kiviklibused teed, ümberringi rinnuni kased, tuhkhallide paekildude vahel väikesed visad paiselehed, vägivallatu vastupanu meistrid. Varjudeks moondatud külade vahel sillerdab tehisfjordides nikline põhjavesi. Kas sina tead, kus on su jalajäljed, kelle lapsepõlve nad ulatuvad? Hävinud kodud, kodumetsad, elupaigad, murtud maastik, mis murdis südame. Õhtul panen telgi üles Ahermaa servale, istutatud mändide all laulab öösorr,
mina töötan kindlalt sõnade haavanäelaga. Ja ma võin korra veel võrdluseks öelda, et mina olen kaitsealal kasvanud, et Lääne-Virumaal Neeruti maastiku kaitsealal, aga tegelikult see on sama valus siis näha, et mida saab väljaspool kaitseala teha. Teine väide on siis maastike muutumine, selle kirjeldamine, mis haakub ühtpidi minu enda sügava huviga Ida-Virumaa vastu ja teistpidi siis Maarja luuletaja ja ka päris juurtega Purtsejõe kaldal. Ja ma tsiteerin algatuseks hoopis Enereta, tema viimast artiklit, kus ta mitmele teoreetikule toetudes kirjutab, et meie maastikukogemused liiguvad läbi pildiliste ja tekstuaalsete representatsioonide filtri. Ja see filter on nii võimas, et kas me oskamegi eristada füüsilist maastikut sellest tekstuaalsest maastikust. Ja selle tugeva tööriista pinnalt saab küsida, et mismoodi vahendatakse ilukirjanduses õieti maastikega toimunud muutusi. Maarja proosaluule Kese hargneb vanadest kaevandusmaastikest linnaruumi, kirjeldab kord seda sümboli ja metafoori tasandil, sidudes looduskeskkonda ja mälu ja teistpidi väga lihtsalt ja otse. Näiteks luuletuses kogukonna aed tähendab aia asemele autoparkla rajamine ühe rõõmsalt pulbitsenud elukeskkonna kadumist. Ja muutused, kui seda märgatakse ja neile osutatakse, siis need puudutavad. Maarja on lähtunud Austraalia keskkonnafilosoofi Glenn Albrechti mõistest solastalgia, mis on segu kurbusest ja ärevusest ning võib-olla ka masendusest, mida inimene tunneb siis, kui tema tuttav ja kodune keskkond muutub tema jaoks ebakoduseks või võõraks. See on selline koduigatsus, mida tuntakse kodust lahkumata. Looduslikult põhjustavad selliseid masendavaid muutusi põuad, maavärinad, metsatulekahjud, üleujutused, inimesest tulenevad tegurid on siis sõda, terrorism, lageraie, väga tuttav sõna meie tänapäeva Eestis, kaevandamine, kliimamuutused, linnalises keskkonnas kas või ümberehitus. Ja kõik need nähtused omavahel põimuvad ja põhjustavad üksteist. Ja loodusmaastiku tähis kipub kirjanduski olema, kas seal esinevad või seal puuduvad olevused. Nii on Maarjagi kirjutanud meeletutest metsvintidest raielangi kohal või nagu ta just ütles, pisut vähem linnulaulu kevadel, pisut vähem putukasuminat. Ja luule tõmbab siis paralleele sõja, ekstraktivismi, kolonisatsiooni ja ökoloogilise kriisi vahele, maastiku ja inimeste traumade vahele. Ja Maarja mitmetasandiliselt aega ja ruumi süveneva proosaluule kogu läbivaid jooni on siis selle olukorra inimesena toomine, lugejani toomine, aga seejuures ka lahendustele mõtlemine, keeldudes sööstmast hukatusse, et seda on ka teised arvustused oma arvustustes nimetanud. Jah, aga teadlaste töö on vähemalt sama mitmekihiline kui üks luuletus. Kuumalaine. Pärastlõunal jalutan üle palavikus parkimisplatside, läbi köetud tänavate, õhus virvendavate liivaluite miraažide. Silla kõrval remmelgate jahedamad varjud, seisatan ja joon nagu janune kõrbeloom termosest sõõmu jääkülma vett. Kastan südame kuiva oaasi vabalt voolava sõnaga. Jõgi on langetanud märja loori ja paljastanud väikesed kivirinnad taeva kiretutele silmadele. Päikese põletusraud trükib nahale punaseid märke, põues süttib kulutuli ja põlengusuits laotub mööda linna laiali. Kui sina pole hoitud, pole minagi hoitud, ehkki me teineteist põhjani ei tea. Kolmas väide on mul selline praktiline, et ma väidan, et Maarja luulet võiks kasutada ka linnaplaneerimise õpikuna. Ma olen saanud igal aastal lugeda Tallinna Ülikoolis professor Tauri Tuvikese linnakorralduse ja linnakultuuri üliõpilastele paar loengut ja olen alustanud seal Eduard Vildest ja lõpetanud Maarja Pärtnaga.
ja loengu põhitees on olnud see, et kirjanikud kirjutavad sellest, missugune oleks parem linnaruum, selline linn, kus me tahaks elada. Nad võivad seda sageli teha täiesti äraspidiste näidete kaudu, ma arvan, et me kõik teame seda, ja mis on väga oluline, kui nüüd Maarja luule juurde tulla, siis kirjandusel on võime anda hääl väga erinevatele isikutele ja olevustele, kes selles kirjanduslikus linnaruumis toimetavad. Olen ka ise saanud teha väga põnevat küsitlust linnades tegutsevate linnuvaatlejatega, kelle kogemustest võib järeldada, kui olulised on kas või pisikesed rohealad ja tulemuseks võib olla täiesti selline nende pakutud vastus, et linnuvaatlus linnas on alternatiiv tarbimisele, nii materiaalsele kui digitaalsele, et jällegi siit tuleb see, et ka väikesed asjad loevad. Ja Maarja luulet ma olen tõesti kasutanud nendes loengutes kui linnaplaneerimise õpikut. Ehk mismoodi lugeda linnamaastikku teiste silmadega, mismoodi mõelda pisikestele, aga olulistele detailidele ja nagu te just kuulsite, siis mismoodi luuletus teeb äkki kristallselgeks mingi asjaolu, mis muidu meelde ei tule, aga mõnes olukorras on nii kohutavalt oluline. Näiteks meenutab luuletus seda, mis tunne täpselt on, kui seisad keset puudeta asfaltväljakut suvisel keskpäeval ja su ümber ei ole mitte tilkagi vett. Aga selleks, et meile ja teistele sobivat linnaruumi siis säilitada, tõlgendada, tekitada ja mõista, tuleb seda kõigepealt just nimelt tundma õppida. Ja linnalooduse tundma õppimine Maarja luules, ehk siis sellise linna kirjeldus, kus tahaksime elada, toob mulle ühtpidi meelde väite Jan Martelli romaanist Piielu, kindlasti mäletate romaani, aga võib-olla rohkem filmi, kus öeldakse, et kui linn tagurpidi pöörata ja seda raputada, siis kukuks välja tohutu arv loomi ja loomaliike, keda muidu kunagi ei märka. Tema väide on, et igas linnas on ka üks kaelkirjak muide. Aga Maarja on kirjeldanud linnalooduse märkamise algust koroonaga kaasnenud aja peatumisel linnades. Kui tema luule kogu elav linn Mina tegelane õppis ümbrust tähelepanelikult jälgima. Tal on selle kohta tore tsitaat: mu vahetu ümbrus ei jaotu enam puudeks, loomadeks ja lindudeks, vaid hõberemmelgaks, kärnkonnaks ja kopraks, võsaülaseks ja kuldtäheks, laulurestaks ja ööbikuks, külmamailaseks ja tiigilendlaseks ja veel paljudeks teisteks, igaühel oma aeg, koht ja iseloom. Ja luuletustest tulevad siis riburada esile igasugused nähtused, linnamaastikud, Kuumasaare kirjeldus, permakultuuri aed kui looduse ja inimese eest hoolitsemise ühendamine praktikas ja koostöös ökosüsteemiga, selliste väikeste olendite märkamine, kui lähed välja tänavale, aeda, parki, võtad endale selle aja, et neid näha ja märgata. Ja siis ka selle aja, et saad aru, mida oleks vaja, et neil seal hea oleks, mis jällegi toob siis tagasi selle meile sobiva linna loomise juurde. Aga nüüd siis lõputuseks tulevad 2 luuletust sellest linnaplaneerimiseks valmistumise etapist. Ja suur tänu, Elle-Mari. Jah, siia lõppu siis 2 märkamist. Lauk. Must lauk pilvitul veel kohendab tiibu ja nokitseb taimi ning ta ümber on väikesed veeringid. Videvik kimbub ta sulestikust maailma, võõpab tiigi ümber võhumõõkade varipildid ja nende ette tühjaks söödud leivakotiräbala. Öö kasvab sõrmeküüne aeglusega pikemaks, uuristab põhjamudast välja sõnade tähevrakid, mille silmadest tujuvad sisse ja välja vaprad tintjad elusolendid. Vahtra harali okstel puhkab hakiparve punktkiri, linna ümber keerleb kuu ja päikese valveveski. Vend. Hommikuks on linn kasvatanud selga valge talvekasuka. Päeval hingab ta avardudes sisse, õhtul kahanedes välja.
pargis vana Pärna allee, kõik rajad kustutatud, maapinna rikkumata puhtus. Taeval lokstekroonis hõberuuge vend, märkan ta teekonda märkide järgi, kõrgusest alla vaikusse pudenev lumepihu. Kuidagi leiab ta tee läbi võrade keerdkäigustiku, kuidagi möödun minagi maa peal kergejalgselt ummiktee lõksudest. Kui ta laskub alla mu juurde, on tal 2 terast kõrva ja säravad öösilmad. Puude all rikkumata puhtus, kõik rajad kustutatud, kõik rajad kustutatud, kõnni, kuhu soovid.
Tere õhtust kõigile! Mina olen Hanne-Leele Kaldmaa. Ma alustan ka kohe ühe luuletusega ja siis Liisi räägib sellest. Maakoor mureneb, mandrid liiguvad, seilavad lagedal merel meeter haaval. Merel, mida tundsid juba su esivanemad. Nemad teadsid, kus on merede elujoon ja kui kaugele see kannab. Nemad teadsid, millal tõusev tuul toob kaasa universumi raevu ja uinuv tuul tüdimuse. Iga kari on tuttav, iga laine on unenägu. Kaardistamata paiku ei ole. See, mis seal on? Pilk leiab punkti silmapiiril, mis tõmbab nagu magnetiga enda poole. Kontrolli, kas see pole vaid plekk pikksilmaklaasil. Nagu 8 jalg, mis sikutab kõigi 8 haarmega enda poole. Uus maa, uus algus, suitsev, sisisev, värskelt maailma ilmunud. Tõuseb vee alt ja on peagi kaetud sambla, siis rohuga. Too oma kapsapõld abrukalt siia, ehita maja, püüa kala. Neid on siin palju. Püüa kinni see vaal, kes su vanaisa alla neelas ja tasuks vanaema kuldsõrmuse võttis. Püüa kinni see havi, kelle kõhust sõrmuse leida võib. Kui ta ellu jätad, saad 3 soovi. 3. on alati sama. Uus maa, uus algus, see roheline ja seilav maalaev. Purjeta ümber selle ja vaata, kuidas see iga aastaga suuremaks paisub. See ei hooli veel muust kui uutest samblikest, vintidest, randa uhtuvast ajupuust. Leia palgil ulpinud elevant, universumi loteriivõit, uus manner, triivsisalike kodu, sinu oma, kui soovid. Tere! Me vestleme siis täna Hanne-Leelega veidi tema luuletustest, mida ma olen uurinud ja just nimelt sellistest luuletustest, kus mina teadlasena näen muret looduskeskkonna pärast ja just nimelt muret, mis on tingitud inimtegevusest, tingitud ühiskonna normidest, tingitud kapitalismist. Ja Hanne-Leele siin vahepeal loeb minu jutule vahele luuletusi, tutvustan veidi seda tööriista, mida ma olen rakendanud tema luuletustele ja siis hiljem natukene vestleme ja vaatame, mida ta siis sellest teooriast ja minu väidetest lõpus arvab. Ma olen uurinud Hanne-Leele luuletusi ökomarksistlikust vaatest. Ja ökomarksism on siis uurimussuund, mis ühendab marksistlikud kapitalismikriitika põhimõtted looduskeskkonna võimekuse arvestamise nõudega. Ehk siis analüüsides siis kapitalismi, keskkonnaseisundi halvenemise ja sotsiaalse õigluse vahelisi suhteid. Ja inimkeeli võiks see siis tähendada umbes midagi sellist, et kapitalistlikku masinavärki kritiseerides nõutakse siis arvestamist looduskeskkonnaga. Ja öeldes, et loodus ei ole pelgalt inimese käsitleda või kasutada siis tasuta ressurss. Ja muidugi ökomarksism ei ole täielik roheline eitus, mis ütleb, et loodusressursse ei tohi kasutada. Igasugune liialdus on liialdus. Aga uurimussuund ütleb, et võiks taotleda tasakaalu. Sellist tasakaalu, kus öeldakse, et loodus ei ole kapitalismi väline. Ja loodusressursse muidugi me kasutame ja kasutame ka maailma kaubateedena, aga kõike seda tehes võiks siis arvestada looduse võimekusega ja peeta kas või kinni näiteks pesitsusrahust. Aga kui seda tasakaalu ei ole ning inimkond suhtub siis loodusse ebavõrdselt, tekivad siis igasugused kriisid. Näiteks ületootmiskriis, kus siis tehnika arenguga toodetakse oodatust kiiremini ja rohkem ning selle asemel, et seda tootmist piirata, hakatakse hoopis looma kunstlikke aegumiskuupäevi, teheslikke vajadusi, et tarbija ikka kiiremini ja rohkem ostaks.
Ja sellepärast, et kapitalismi ringlust ei saa ju ometi peatada ega hakata arvestama siis looduse võimekusega. Ja sealt omakorda võib tekkida alatootmiskriis, olukord, kus siis enam sellise tootmishoo ja ka võib-olla mingite riigi määratud kvootide järgi ei suudeta toota, sest mõni loodusressurss on lihtsalt juba ammendunud. Ja siis omakorda tekib taastootmiskriis, mis on tingitud siis üha nendest suurenevatest kuludest, mida kapital peab kandma, et keskkonda taastada. Aga tegelikult lõpuni ju ei taastata. Ja hoopis toodetakse edasi ja lõpptulemuseks on siis tarbija jaoks kõrgem toote hind ja planeedi siis elamiskõlbmatuks muutumine. Ja need kriisid on omavahel ilmtingimata seotud või siis ka võib-olla väga mitte, aga need anyway ikkagi põhjustavad siis teineteist. Esimesed püramiidid lõid esimesed matemaatikud või vastupidi. Esimesed matemaatikud püstitasid esimesed püramiidid, sest maailmas nende ümber polnud midagi sirget ja sirgjoonelist. Kõikjal, kuhu silm puutus, laiusid lopsakad tumedad põlismetsad, lagedad kõrbed. Ainuke sirge asi oli silmapiir mere kohal. Vaevalt maapõuest välja vupsanud, tarisid nad tohutute jõupingutustega kohale hiiglaslikud kivilahmakad ja hakkasid neid hoolikalt üksteise otsa sättima. Igaüks rajas endale oma, Giza, Stonehenge, Kukulkan, Urrit-Sikuraat. Seejärel asusid nad maailma kirjeldama ja seaduspäradele allutama. Nad arvutasid kivide ruumalasid, mõõtsid ümbermõõte, kaardistasid tähti, kirjutasid kalendreid. Mida rohkem nad end maailmas koduselt tundsid, seda enam nad kängusid, kuivetusid. Nende üüratu jõud hääbus ja nad relvastusid üha enam mallide, mõõdulintide ja astrolaabidega. Ruumi oma püramiididest täitsid nad ajaga. See oli võrdhaarne, täisnurkne, lineaarne ruum, milles miski ei liikunud kiiremini valguse kiirusest ning tajuda võis vaid 3 dimensiooni. Kui matemaatikud mõistsid, et säärseid ehitisi pole võimalik rajada ning nende jõud ei küündi mingil juhul selliste saavutusteni, need kadusid. Ökomarksismi vaatest seisneb probleem selles, et inimene on loodusest võõrandunud. Inimkond on võõrandunud looduskeskkonnast niisamuti, nagu marksismi kohaselt ollakse võõrandunud näiteks tööst ja kogukonnast. Inimene ei näe ennast loodusega ühte kuuluvat, ometigi elavad nad planeet Maal. Loodus on seeläbi kaubastunud. Seda kasutatakse lihtsalt ressursina, mida siis lõputult enda äranägemise järgi kasutada. Loodust ei nähta elusana, vaid esemena. Ökomarksism rõhutab just nimelt globaalsele mõõtele. Ühes paigas tehtud kahju mõjutab ka teisi piirkondi ning tulevikku. Eesti ürgmetsadest hoolimata oleme jõudnud aega, mil globaalselt puutumata loodust ei eksisteeri. Elame humaniseeritud keskkonnas. Inimtegevuse poolt mõjutatud keskkonnas, kus on näiteks teed, sillad, majad, linnad, aga ka tegelikult veekogud, mille keemiline koostis on muutunud inimtegevuse tõttu, või näiteks metsad, mille vaikus segavad linnadest ja maanteedel kostuv müra. Või ka mered, kus ei ulbi mitte ainult suured kilekotid, vaid mikroplastik ja vihmametsad, mille toiduahel on löödud kõikuma, sest liigid surevad välja. Looduskeskkond ja kapitalismi saadab aja ebaühtlis. Kui kapitalism toimib ringluse ja ülejäägi põhimõttel, siis loodus on pöördumatu. Ehk siis muundumisprotsessid on lõplikud ja ressursid lihtsalt kasutatakse ära. Ehk siis kapitalismi ja looduse ajarežiimid on omavahel vastuolus ja sellest vastuolust tekib metapoolne lõhe, mis on siis looduskeskkonna loomuliku ringlusesse tekkinud lõhe, mil näiteks maapind on toitainetest tühjaks imetud või tekkinud toiduahelasse lõhe mõne liigi hävimise tõttu. Või näiteks on kaubateed ära lõiganud ränded. Näiteks on mõne kitse arvukus vähenenud
ja sellest omakorda väheneb mõne puu arvukus, mille liigirohkus just kasvamine just nimelt sõltub sellest, et need kitsed selle seemneid sööksid. Seega on inimtegevus löönud looduse loomuliku protsessi lõhe. Maa looduskeskkond on asendunud humaniseeritud keskkonnaga. Seega püüavad ökomarksistlikud uurijad öelda, et arvesta ja püüa loodushoidlikumalt. Näiteks väärtusta metaindustriaalset tööd. Sellist, kus oma majandusel põhinevat põlisrahvaste ja näiteks kogukondade tööd, kus kasvatatakse enda tarbeks ja mitte kasumi eesmärgil ja arvestatakse ürgseid teadmisi. Ja ökomarksismis osutatakse metaindustriaalse töö oskuste ja teadmiste olulisusele. Ja kõigest sellest, mida ma siin rääkisin, kõigest sellest osutavad ka Hanneleele tekstid. Või ma ei tea, kas osutavad? Kas ma nüüd loen selle 3? Jaa. Keset ookeani kõrb, veedera otsas ja kõrval. Ei ühtegi kala, ühtegi lindu, ühtegi laeva. Ainult asjad. Asjade meri, veealune hukatusest tekkinud eluta manner. Parv, suur nagu Ameerika, hulpimas igaveses keerises. Surnud meri, kas teadsite, et see on võimalik? Meri elab, kui temas elatakse. Surnud meri on lihtsalt soolane vesi, muud ei midagi. Sa ei ole sinna varem sattunud. Tuuled tiirutavad seal ringiratast ja sõita on raske. Murrad endale teed ja loodad leida ammu maha mängitud õnne. Siit ookeani keskelt pole seda veel otsitud. Aga õnne ei ole, ainult surm. Mitte vali ja haisev nagu Niiluse verejõgi, vaid vaikne. Tonnide kaupa elu jälgi, teiste õnnede ja õnnetuste osakesi, mis pole ometi elus. Vaata ringi, kas näed oma plätusid, kühvleid, kõikide leibade kilekotte. Siit võib leida iga üle parda lennanud sandaleti, iga jõkke kukkunud pesupali, iga ühe rõõme, kurbusi, tähelepanematusi. Millise maa veed on need siia kokku kandnud? Millisest maailma otsast on teiste õnnetükid siia hävingut külvama ujunud? Veedera kõrval, kõrb keset merd, kadunud on samblikud ja havid. Manner, millel ei saa kõndida. Plastitera kõrval, 30-meetrised luitad vee all. Isegi raisakotkaid ei ole. Ainult päike paistab kõik üha pisemateks tükkideks, mida linnud poegadele viivad. Ainult vesi ujutab prügi kui maailma lõpu vanniparte. Surnult sündinud manner. See maa ei kuulu kellelegi. Mitte keegi ei tunnista teda omaks. Ükski triivsisalik ei jää siin ellu, ei näe seda kaugusest. Olemata maade pisarad segunevad mereveega, ühtmoodi soolased mõlemad. Need Hanneleele ette loetud luuletused on tema kogust Sinustki võib saada fossiil. Ja vähemalt minu arvates on need tekstid üks tervik, mis jutustavad maailma loomise ja lõpuloo. Luuletustest justkui kätkeb narratiiv, mil maapõuest kerkinud puhtast loodusest saab järk-järgult kapitalistlikust ületootmisest ja ületarbimisest räsitud humaniseeritud maailm. Maailma loomise ja lõpu vahel on olnud inimene, on olnud looduse allutamine inimkesksetele seaduspärasustele ja on olnud kapitalism. Need luuletused sobivad justkui rusikas silmaauku ökomarksistliku uurimuse tarvis. Või kas on nii või lihtsalt mina teadlasena püüan tekstist kangutada seda, mis seal ei ole ja allutada sinu tekste mingisugustele raamide sisse? Niimoodi kuulda teadlasi arutamas tekstide üle on väga huvitav, sest ja muidugi ma arvan, et ükski meist ei ole kirjutanud ühegi kindla nagu uurimissuuna tarbeks, aga samas ma ei saa üldse vastu vaielda, et sa oled väga palju või võib-olla kõige olulisemad iva, mis ma siia tõesti teadlikult panin, täiesti õigesti tabanud. Et ma kirjutasingi
tõesti need esimese ja viimase tervikuna nendest luuletustest ja raamatu ise ka nagu ajajoonena maailma algusest maailma lõpuni. Kuigi see maailma lõpu tekst on selline lohutu ja surmahõnguline, mul siin tegelikult ise proovisin ikkagi lõpetada ka teatava lootusrikku noodiga. Ma nimelt kirjutasin need valdavalt, kui ma ise ka õppisin ökoloogiat ja see on korraga nagu teeb lohutuks ja õnnetuks, mis maailmas toimub, aga samal ajal ma siis lohutan ennast sellega, et miljonite aastate lõikes tuleb alati midagi uut kõige asemele, mis kaob. Tulevad uued olendid, keda me ei oska ette kujutada. Võib-olla sa saad ennast lohutada ka sellega, et sa oled loonud need tekstid. Et mina leian, et ilukirjandustekst võib olla relv ebaõigluse vastu võitlemiseks ja ärgitada lugejaid elama keskkonnasäästlikumalt ja arvestada rohkem loodusega. Seega võiks luuletus ise olla ökoloogiline tegu, poeetiline sekkumine. Ja võib-olla tuues just nimelt tekst tuues esile siis selle kapitalismi vastutuse keskkonnakriiside ees. Et kas luuletus võiks olla keskkonnakaitse nii-öelda relv? No jaa, kindlasti. Kui suur mõju tal on siin, ma ei tea, näiteks Eesti keskkonnapoliitikas ei oska öelda, ma arvan, et kõigist neist häältest ma olen seal üks neid väiksemaid võib-olla, aga samas ma pööran sellele palju tähelepanu ja kuulan ja mis teadlased räägivad ja sõnavõtud ja allkirjastamist vajavad petitsioonid ja kõik muu, nii et kindlasti see on osa sellest süsteemist ja loodetavasti sellel on mõju. Ja sellel kindlasti on vähemalt enda jaoks selline mõju, et panna kirja, rääkida välja mingid asjad, mis on südamel. Need tekstid, mis sa valisid ja mis ma ise valisin siia oma luulekogu avatekstiks ja iga osa avatekstiks, on mõnes mõttes ühed mu vanemad tekstid üldse, mis ma kirjutasin. Ma arvan, ma enam ei mäleta, aga ma arvan, et keskkooli ajal, sest ma oma 10. klassi kunstikooli lõputööks tegin sellest Prügisaarest installatsiooni. Ja oli nagu, et kuidas keegi sellest ei räägi ja kuidas keegi ei tea, et on Prügisaar keset Vaikset ookeani. Ja ma ei tea, ma loodan, et tänapäeval sellest nagu võib-olla teab rohkem ja siis aeg-ajalt muidugi ka seda kindlasti uuritakse ja selgub mingeid uusi asju, et kuidas täpselt see plastik laguneb ja mis mõjud sellel on ja mis on nagu niimoodi, et käib mingi sihuke tsükkel, et vahepeal näed mingit uudist ja on nagu tekib mingi lootustunne. Keegi leiutas mingit prügi kokkukorjamise, mingi suure asja, millega ta sõidab paadiga sealt läbi ja siis see korjab prügi kokku. Ja et nagu midagi head, siis kuuled uudist, kuidas meie verest leitakse, ma ei tea, mis see oli, ühe visiitkaardi jagu mikroplastikut ja mõtled, ikka ei ole head. Aga kirjutamine on üks viis selles maailmas elada ja seda mõtestada. Nii heas kui halvas. Tõsi. Ökomarksisti Ariel Sallehi kohaselt peaks inimkond lõpetama mõõtmise, kaalumise ja nii-öelda ratta leiutamise. Et sellepärast, et looduses on need seaduspärasused juba tegelikult kõik olemas. Ta soovitab siis tehnoloogia ja muu sellise kapitalismi kesksete keskkonnakaitse strateegiate asemel pöörduda ürgsemate teadmiste ja vahendite poole. Ja kui ma sinu tekste lugesin, siis need ütlevad peaaegu, et sama. Ja kuidas on nii, et teadlane on uurinud, tuulanud raamatukogudes, kirjutanud tarku artikleid ja siis tuleb üks keskkooli Hanneleele ja ütleb täpselt sama?
no need ei ole selles suhtes kuidagi vastandid, et keskkooli Hannelele luges raamatut biogeograafia alused, mille oli kirjutanud teadlane, kasutades paljude teiste teadlaste uurimustöid ja rääkides mõnes mõttes siis sellise kaasaegse loodusteaduse aluspanijast Darwinist ja issand, mis selle teise mehe nimi oli, kes temaga samal ajal avastas põhimõtteliselt liikide tekkimise, aga ei saanud selle eest mingit tuntust, sest ta ei jõudnud selle avaldamiseni. Alfred midagi. Nendes, mina ka ei mäleta, Darwin on nii suur kuju tema ees. Nad isegi olid kirjavahetuses ja mingeid neid topiseid vahetasid. Ja see teine mees nimelt oli rohkem sellise nagu kodust väljas käimise hingega, kes käis looduses neid eksemplare toomas, mida teadlased turvaliselt kusagil oma maamõisas saaksid nagu lahata ja uurida ja puurida. Okei, et sa olid kursis lihtsalt. Aga ja see on mind alati huvi pakkunud, samuti nagu ma ütlesin, ma valdavalt siin kirjutamise ajal õppisin Tartu Ülikoolis ökoloogiat, ma käisin nendes loengutes ja herbaariumites ja seega ma ennast kuidagi teadusele ei vastandaks, ma käin pigem ikkagi käsikäes. Mitte, et ma ka nagu oleks täiesti vastu sellele, aga ma ise tunnen alati natuke selline nagu libe nõlv on need ürgsed teadmised ja asjad ka, sest muidugi nagu selline talupoja maaharimise tarkus ja kuidas nagu asjad päriselt käivad, on hästi oluline ja hästi oluline on neid asju teada, tunda ja mäletada. Aga samal ajal tihti minnakse mingisse müstitsismi sellega, et see on minu arust Ursula Le Guinil on üks tore tsitaat, mida ma siis alati mõtlen ja aga mida ma peast õigesti ei oska öelda. Saan ainult parafraseerida, kus ta on, et niipea kui keegi hakkab rääkima sellest, et naistel on mingi ürgne loodusega seos ja taju ja siis, aga meestel on tehnoloogia, et siis see hakkab talle vastu, sest kõik need asjad ikkagi on ju käsikäes ja mingeid neid nagu hierarhiaid ja piire ja asja sinna vahele rajada on. Ja see on nagu peale sunnitud, nagu kõik piirid ja asjad. Loodusteadusi õppides näiteks üks asi, millele ma palju mõtlesin, on see, kuidas ka liik on inimese määratud piir, sest tegelikult nii palju toimub igasuguseid ristumisi, mutatsioone, asju. See, et me vaatame härgheina ja ütleme, et see on härghein, on raam, mille meie oleme ehitanud härgheina ümber looduses. Muidugi nad ei vaata üldse üksteist niimoodi, et mingi teine taim vaataks, et see siin on härghein ja mina olen üks teine taim. Ja samuti, kuna see seostub natuke sellega, siis selle keskmise luuletusega, kus inimesed hakkavad maailma mõõtma ja sellega on mul üldse selline naljakas nagu kogemus. Mulle endale see tekst ka meeldib ja see on sündinud unenäost, mida ma nägin, kui ma lugesin Mehis Heinsaare Ebatavaline ja ähvardav loodus. Jäin magama ja nägin unes päriselt neid matemaatikuid ja püramiide ja panin luuletuse kirja ja olin jube uhke. Aga seda uhkust natuke varjutab see, et seda teksti üks vandenõuteoreetik, kes mu tööl käib, tõi välja just sellene, kus ta tuli, et nagu ma lugesin su luulekogu ja nüüd ma näen, et sa mõistad seda sama, mis mina. Ja et sa ikkagi, sa tead, millest ta räägid ja et see ikkagi nagu seda, et mis see süvariik ja on ju igasugused asjad tegutsevad. Aga nagu mina näen seda ja lähenen ja kogu see, mis ma nagu, kuidas ma ise seda enda jaoks mõtestaks, on nagu mütoloogiline maailma nägemine, mütoloogiline maailmapilt, kus ei ole asjadel tingimata teaduslikud reeglid. Seal mõtlete Kalevipoeg, kuidas ta jaksas oma suure kivi Soome visata, ta oleks pidanud olema mingi 10 kilomeetri pikkune. Aga mütoloogilises maailmapildis ta selleks on võimeline, seda ei pea mõõtma ja määrama. Aga see vandenõuteoreetik, tema luges mu teksti muidugi niimoodi,
nagu ta mulle käib neid vandenõuteooriaid rääkimas, et inimesed tegelikult olid päriselt vanasti hiiglased ja tegid üleloomulikke asju ja siis, no ma ei tea, võib-olla tulnukad ehitasid püramiide ka ja igasugu sellised asjad. Ja siis nüüd see on selle teksti minu jaoks teinud selliseks nagu, kus ma olen nagu, et ma väga loodan, et kõik ülejäänud inimesed ka ei loe seda ja ei mõtle, et näe, me leidsime lõpuks kaasuskuja, sest ma nimelt ikkagi neid tulnukaid, kes püramiide ehitasid ja igasugu selliseid asju kohe üldse ei usu. Su luuletused on mitmekihilised, aga Maailmas on palju tasandeid. aga ma lõpuks siis su nende tekstide kohta lõpuks väidan ka midagi. Väida. Nendes 3 luuletuses on siis korrapärase ja korrapäratu ruumi kirjeldused, minu arvates. Kord annab korrapäratus edasi puhast ürgset loodust, teinekord annab see edasi inimkonna tekitatud kaost. Olen neid luuletusi lähilugedes kirjutanud nõnda. Alguses oli kõik uus ja korrapäratu. Saari kerkis siia-sinna ja kõik kasvas ja kulges omasoodu. Seega annab korrapäratus edasi arenguvõimaluste paljusust. See annab edasi helget lopsakat tulevikku. Edasi hakati maailma kapitalismi loogika korrapärasusele allutama. See korrapärasus aga ei loonud tasakaalu, vaid andis tõuke hukatuse suunas. Viimases luuletuses on korrapärasus taas asendunud korrapäratusega. Kuid korrapäratus ei ole samaväärne maailma alguse võimaluste paljususega, vaid kätkeb reostust ja maailma tuleviku ebakindlust. Seega kätkeb korrapäratus ühtaegu nii maailma algust ja ka lõppu, kuid need korrapäratused on erinevad. Esimene on loomulik korrapäratus, millest ärkab elu ja teine on tehislik korrapäratus, millest ärkab surm. Kapitalistliku masinavärgi peale surutud tootmisviisid ei ole kooskõlas looduskeskkonna metabolismiga ja seetõttu viiakse loodus tasakaalust välja. Kuivõrd näed sa ise nendes tekstides neid erinevaid korrapäratusi? Kui sa need niimoodi ritta paned, siis muidugi näen. Ja selles suhtes tõesti, kui ma seda luulekogu kirjutasin, siin varasemad tekstid on keskkooli ajast ja ülikooli algusajast 2013-2014, siis ma ei osanud niimoodi mõtelda, aga praegu ka ma mul oli väga rõõm näha, et sa oled kirjutanud just sellise nurga alt, sest ma on tunne küll, et praegu ei saa nagu enam kuidagi muud moodi, kui et olla vähemalt mingil määral antikapitalistlik. Ja sellele ei saa kohe kuidagi nagu vastu vaielda, et meie nagu eluviisid, tootmisviisid ja kõik see maailma mõjutab. See sama viimane luuletus siin Prügisaarest, see on ühtlasi mõjutusi saanud ka sellest, kui ma samuti aastaid tagasi käisime emaga Kreekas ühel saarel ja kui muidu käid nagu niisama rannas ujumas, me mõtlesime, et me võtame hetke väikse matka, seal oli ka looduskaitseala, kus oli üks väheseid alles jäänud metsi, vahemerelisi metsi. Vahemere saared nimelt on olnud pikka aega tagasi, aga siiski inimkonna ajaloo jooksul on olnud metsastatud, neis on olnud puud, põõsad, aga juba antiikajal, kui vanad kreeklased seal tegutsesid, puid on alati vaja kütmiseks, ehitamiseks, laevade tegemiseks. Need saared valdavalt laiuti ragedaks. Mitte nagu tingimata, et korraga oleks mingisugune meeskond üle käinud ja kõik ära raiunud, aga lihtsalt pisitasa, siit-sealt muudkui raiud, võetakse põõsad asjad ära. Aga kuna nad on väga mägised, siis tuleb kohe erosioon, viib pinnase ära, järele jäävad valdavalt kivid ja metsal ei ole võimalik sinna tagasi kasvada, tee mis tahad. Ja sellepärast nad on praegu valdavalt lagedad, seal on ainult okastaimed. Aga sellel saarekesel oli siis säilinud üks mingi eriti kasutamata nurk, kus oli seda algset taimestikku säilinud rohkem rohelist. Ja läksime sinna jalutama, matkama, jõudsime ka mere äärde
ja seal keset seda nagu looduskaitseala, mis ei olnud kuidagi nagu turismi looduskaitseala, kuhu viiks mingi vaateplatvormid ja jalutusrajad ja asjad, seal ei tundunud, et keegi üldse kunagi käiks. Oli rannas lihtsalt nagu tohutult prügi. Terve see rand, mida ei olnud koristatud, sest ilmselt seal, kus inimesed ujumas käivad, nad ka koristavad mingil määral, oli kaetud plätudega, igasugust erinevates suurustes, nagu muud kilakola ka, mingid ämbreid ja värki, aga põhiliselt inimeste need plastmassist plätud. Ja nagu miskipärast merehoovused on, siis on sageli nii, et ühte randa tulevad ainult ühe jala omad ja teise omad lähevad kuskil teise randa, nii et seal olid nagu kõik, ma ei mäleta enam, kas vasema või parema jala plätud ja kroksid ja kõik sellised asjad, mis sa nagu mõtled, et keegi on ujunud või kuskil jahiga sõitnud ja on pudenud plätu vette ja siis need reaalselt nagu mingi, ma ei tea, 100 plätut on kusagil looduskaitseala rannas. Et nagu ilmselgelt inimese tegevus on siin mängus. Neid plätusi ükski kala ega loom ega lind ei ole teinud. Aitäh sulle. Aitäh, et sa aitasid mul panna tekstiuuringud ja teksti omavahel kõnelema. Ja kas sa palun loed siia lõppu ühe eriti ökomarksistliku luuletuse? Finisterra. See on siis ladina keeles maailma lõpp. Ükski maja ei ole ainult maja. Mu seinad kaarduvad elamata elude raskuse all. Selle sõrestikuks on sõnad. Aga sinu seinad on alati kindlad. Nad seisid enne mind ja pole põhjust, miks nad ei võiks seista ka pärast. Minu pärast mitte. Mu peale ära ainult lange. Ma ei tea, kuidas ma saan olla siin, kui samal ajal mujal lohiseb surm mööda rentsleid ja katuseid ja katused murduvad pooleks ja söed suletavad vundamente. Kuidas saan ma olla siin, õnnelik? Niivõrd, kui õnn on täis kõht ja soe süda ja rõõm, mitte hirm. Ma ei tea. Iga kord, kui ma lahkun, palun sind, hoia end, jää terveks. Ole ikka veel alles, kui ma tagasi tulen. Hoia end minu kujuga, et ma mahuksin su sisse. Jää terveks, nagu sa ise, terveks talveks ja suveks ja muudeks kuudeks. Jää terveks, hoia end.
Suur tänu kõigile esinejaile. Meil on nüüd veini, vett, soolast ja magusat küpsist, saab veel koos olla, edasi mõelda ja arutada. Ja on ka mõni raamat, autoritele võib anda raha ja samuti täname meie sponsoreid, Eesti Kultuurkapitali, ja tänane õhtu on ka seotud 2 grandiga, teadusgrandiga. Üks on subjektiloome mustrid Eesti kultuuris ja teine on mälu ja keskkond, vägivaldsete ajalugude keskkonnamõju rahvusüleses Euroopa kirjanduses. Aitäh kõigile!